kui ütlen sulle nii, linnas puuriti, üks puuris omale 3 auke, et teha see küte, maaküte, siis naabrite veel kaevud kuivad. Aga kui seal hakatakse tegema selliseid auke ja esiteks selle maa peal, kus on baasi nii palju, siis kohalikud inimesed jäävad, kaevud jäävad kuivaks, ka see kohalikud inimesed, kas vald ja need arendajad on nõus need kahjud kinni maksma, et inimesed peavad hakkama ostma uusi maju omale ja kolima Põltsamaa vallast ära. Meie Ühesõnaga, kas veevärgi turvalisust on uuritud? Ma otseselt küsimust, minul ei ole mina ei ole see, kes vastab, et kuhu või kas inimesed peavad kolima. Ma saan teile öelda seda, et tuuleparkide kavandamiseks tehakse põhjalikud ehitusgeoloogilised uuringud ja vastavalt sellele töötatakse välja siis lahendused, mis võimalikult vähe ümbrust kahjustada. Tehakse sellele ka keskkonnamõju hindamised, on võimalik modelleerida seda, kuidas siis põhjavesi käitub selles piirkonnas vastavalt erinevatele lahendustele ja need uuringud ja analüüsid annavad siis meile vastuse. Äkki vastab vallavalitsus selline küsimus, et te olete 3. kord siin ees ja räägite meile uuringutest ja uuringutest, aga täna minu küsimus on selline, et millal me need vastused teada saame? Kas me saame selle aasta pärast või 2 pärast? Ja siis mul täpsustab küsimus ka. Näiteks Põhja-Jõe uuringu, millal me selle saame? Ma siis selgitan korraks seda planeeringu menetlust iseennast, et me oleme praegu eelvaliku etapis, kus on tehtud siis selle eelvaliku taseme jaoks vajalikud uuringud. Kui edasised uuringud toimuvad kõik järgmistes etappidest, ehk siis küsimusele vastus sõltubki väga lihtsalt sellest, et millal me jõuame selle lahenduse vastuse kehtestamiseni. Ja siis me saame rääkida täpsemalt, millal neid uuringuid tehakse. Et millal me sinna jõuame, praeguses etapis juba on ette näha mitmeid uuringuid, mida me teeme, meil tuleb riigi poolt infot juurde mürauuringute suhtes, et ma just öelda, võib-olla, ma ei tea, aasta poole teise 2 pärast. Okei, maksimum 2 aastat inimesed jätke meelde. Teine küsimus on mul veel, et kui minister ütleb, siis Kliimaministeeriumi esindaja ütleb, et meil ei ole ühtegi mõõtmisvahendit Euroopas, et mõõta infraheli. Siis äkitselt me leidsime Saarde vallas, sai see novembris tehtud. No jaanuari kuusel kõik väitsid tagusid vastu rinda, et neid mõõtmisseadmeid ei ole. Nüüd on mul teile küsimus, kas need mõõtmisristad siis nagu päriselt on olemas või ei ole. Ja kui on, siis millised need on? Palun täpselt vastust. Aitäh. Ja ma palun KSA seda vastust. Ma pean ise vastama sellepärast, et sellele vastusele tuleb küsimus järgmises ettekandes, mille teeb Piret, meie mürahindaja, kes vastab sellele korraliku müra organiseerida. Ehk siis järgmises ettekandes saab müra kohta küsida. Järgmine küsimus, palun keegi, kes esialgu, kes ei ole küsida, saaksime jõua nendele, kes on küsida saanud ka juba viiesel. Mul on kõva aeg, ma küsin. Kuidas? Ei, las oleb, küsib. No nii, sa rääkisid nüüd uuringutest ja keskkonnamõjust. Vanarahva kombed on ka keskkonnamõju mingil määral. Üks alas, kas sa oled uurinud, milline on seisukoht Püha Hiie osas? Tapiku rahvas ei taha, et seal oleks tuulikud lähedalgi. Ja me oleme Tapiku rahva seisukohaga kursis, me oleme kursis, et seal on Hiie koht, seda on ka asukoha valiku keskkonnamõju hindamises käsitletud ja mis puudutab uuringut, siis järgmises etapis me täpsustame nendel aladel, mis siis jäävad valikusse kõik võimalike asjaolusid seoses looduslike pühapaikadega, pärandkultuuriobjektidega, suhtleme kohalike elanikega, et
ma võib-olla juhin tähelepanu ka seda, et meil on praegu planeeringualaks on kogu Põltsamaa vald. Me oleme seal nüüd teinud valiku nende alade kohta ja nendega me hakkame täpsemalt tegelema. Millal? Järgmises etapis. Siis, kui me oleme saanud sellele etapile joone alla tõmmata, siis algavad uuringud ja läheb juba täpsemaks. Aga siis tuleb kohe järgmine küsimus. Ei, küsimus on siin. Ma nendele, kes ülekannet vaatavad... Ma sooviksin täpsustada, et tegelikult kui põhjalikumad uuringud ilmselt tõesti tulevad järgmises etapis, siis täna me juba teeme koostööd koos konsultandiga Muinsuskaitseametiga, kellelt me püüame ka sisendit saada, kuna hiiel on tegelikult Eestis praegu uurimata alad suhteliselt, ei ole eksperte, et me püüamegi leida nii-öelda lahendused, kuidas paremini neid uurida. Kui Evega soovite täpsustada, siis... Kas maavalla poja poole oled pöördunud? Okei, järgmine küsimus. Meil on olemas eksperdid, meil on maavalla koda, meil on Ahto Paasik, kes on 30 aastat tegelenud hiide uurimisega. Meil on see kaart isegi lõpuks jälle uuesti olemas. Vahepeal riik võttis maha selle oma kaardirakendusest, tehti suur töö. Meil on kõik olemas eksperdid, uuringud, teadmine ja pärandkultuuri sisu on neis endast kõigis, nii et ärge seda juttu tulda ajama. Seda me ühtsin öelda, et me Muinsuskaitseameti poolt ka tunnustatud eksperdid, keda me saame oma enda töösse kaasata ja seda otsuste teeme. Ja saab soovitada või mulle meili peale kirjutada. Küsimus, mul on siin vahepeal üks aga strateegilise hinnamise kohta. Jah, tere. Ma olen Päri Lammes üks rääginud agitaator, mis palsani ka, ma ei tea, kui palka maksab, aga seda ma tahaks ka teada. Aga küsimus oleks see, et enne kui sa näitasite, et te olete juba kaalumas muudatusi 290 meetri pealt tuuliku kõrgusele langetamise 270 peale ja 1 kilomeetri see kaugus. Ometi te ütlete, et teil puuduvad igasugused uuringud pärast kõige alumistest planeerimisfaasidest. Kuidas te võtsite selle 20 meetrit mahavõtmist kõrgust? Millele põhinedes sellised muudatused on nagu õigustatud? See on esimene küsimus. Ma vastan siis, kuigi see on pigem nagu arendajatele, aga kuna nende esitlus tuleb hiljem ja nad vastavad kindlasti räägivad sellest põhjalikumalt, siis tuleb see 270 meetrit eelkõige sellest, et selliseid tuulikuid täna toodetakse ja neid on paigaldatud ja neid on võimalik toota. Ma ei tea, mis nalja muidugi teeb, aga... Kas võin õigesti aru, et põhjus miks 290 langetakse 270 peale on see, et 290 lihtsalt ei eksisteeri? See on see, mis te praegu ütlesite. Kui te tahate nii mõelda, ei peaks siis naljakas olema. Nii, aga nagu tegelikult just ütles, arendajad räägivad pärast juba konkreetsematest lahendutest. Siin ees... Jaa, mul on selline küsimus. Natukene lähemal siin. Miks selle eriplaneeringu käigus need objektide asukohad on ainult metsamaadele planeeritud? No kõik ei ole. No ma pean selle teie väite veel üle kontrollima, kas nad on metsamaadele, aga eelkõige tulevad need... Meil on kindlad kriteeriumid, kuhu me saame paigutada. Seal on miinimumkaugus elamites, me peame arvestama täna teada olevaid erinevaid kaitsealuseid liike, kaitsealasid, kogu need, ütleme, need allkriteeriumid on meil ka seal materjalides toodud. Ja selle info põhjal ongi näha, et siis asukohad Põltsamaa vallas, mis teoreetiliselt on võimalikud, jäävad siis, ma ei tea, osaliselt, mina ütleks, metsamaadele. Osaliselt? Ma ikka küsin juba lühike küsimus. Oota, oled. Palun praegusel ettekandjatel, eks ole. Mailis Metsmas, võimalust MTÜ, et iga hindamine algab tegelikult eelhindamise etapiga. Eelhindamise etapis vaadatakse tegelikult läbi üldse põhimõtted ja taastuvenergia direktiivi üks peamisi põhimõtted on see, et maa kasutus sihtotstarbel ei toimu.
kui praegu eelnevalt käis jutt läbi, et tegemist on nagu maakonnusmaaga, kõik on õige. Metsaseadus ütleb, et mets on ökosüsteem, mida tuleb majandada säästvalt ja mis kooseb metsamaast, see tähendab seda, et kuigi me rajame sinna tootmismaa, siis ta peaks muutuma tootmismaaks. Ja see on nüüd põhimõtteline vastuolu, see tähendab seda, et teel hindamise etapis oleks pidanud sellistest põhimõttest kinni pidama. Kas on küsimus? Ma saan sellele vastata küll, et siin võib-olla tulebki arvestada sellega, et tegelikult juhul, kui siis see planeering jõuab kehtestamiseni, selle raames need alad, kus siis on vajalik neid tuulikuid paigaldada, need muudetaksegi siis tootmismaaks. Seda ei tohi, just luges inimene ette, et seda ei tohi teha. Milline seadus? Planeerimise raames meil on ütleme niimoodi, seda rahaga saab ka füüsikaseadusi muuta. Ja sellised tootmisalad, aga ka elamualad, mille vajadus tulevikus võib olla, me ei tea seda ette, need tekivad elu käigus ja selleks, kui esimese vajadus, siis seda kaalutaksegi igakordselt. Ka näiteks ma olen suhteliselt kindel, et ka Põltsamaa valda on rajatud mingeid tootmishooneid, näiteks maatulundusmaale, sellepärast, et sa ei oskagi paljusid asju ette näha ja siis selleks ongi omad protseduurid, ongi ka see mõju hindamine. Ja näiteks täna ma saan aru sellest metsamaale tuulikute planeerimisest, et see on nagu teema, millega me peame ka siin nii Põltsamaa vallas kui ka Eesti riigis tegelema, aga selleks ongi omad protseduurid. Me hindame ka, mis on siis see mõju, mis on see CO2 jalajälg, mis on see mõju kliimale, mis selle raadamise tagajärjel siis tuleb. Ülla, keegi ei tea, mis raadamise tagajärjel. Ma annan järelvastuse, et põhimõte on siiski see, et just nimelt taastuvenergia direktiivi põhimõte on see, et maakasutust ei muudeta. See tähendab seda, et ei saa tegelikult seda üldse mõelda nii. See on ainult põhiseada ja tegelikult ka kehtib määrus raadamise osas, mis tegelikult jõustub nüüd, kohaldatakse selle aasta teisest poolest. Kui see kohaldumine algab, siis 3 aastat tagasi raadatud metsi, sealt saadab materjali ei tohi kasutada Euroopa Liidus. Kõige selle arvestama. Meil on ka looduse taastamise määrus kehtib täiesti ja see on kehtib. Nii kui ta on, vahet ei ole, seda tuleb täita. Aitäh. Minul on ettepanek, et kas riik vastab sellele riigi esindaja selle pärast, et kes on Eesti tuulealade planeeringud Eestis tehakse lähtuvalt Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest. No pas pikk räägib. Aga siis ma ütlen omalt poolt, et siin on Rene Reisner Kliimaministeeriumist, kellele saab pärast esitada kõiki küsimusi ja tõmbu selle juurde. Aga las ta räägib kohe. Las vastab kohe. See on väga oluline seadusest tulenev punkt, millistele seadustele te viitate, et meie viitame praegu konkreetsetele seadustele, mida te rikute. Viidake nüüd konkreetsetele seadustele, mida te järgite, et tuulikuid võib metsa püstitada. Palun andke konkreetne vastus. Võib-olla ei ole kõikidel ametnikel kõik seadused punkte peas. Otsi juttu välja, meil on ja me võime anda teile. Nad on kuradi algpõhimõtete vastu eksinud, kuidas ei teata sellist asja, See on ju aju vaba, kurat. Nalja teete või? Kallitama tulite siia meid. Planeerisid kliimaministeeriumist. Nüüd see väide, mis puudutab taastuvenergia direktiivi, ma pean ka ütlema seda, et ma ei ole selle direktiivi ekspert, aga minule teadvalt ei ole selles direktiivis konkreetselt ega otsest keeldu maakasutuse muutmiseks. Me anname teile kohe punktid lugeda. Kohe anname teile ja saate need punktid. Mõistlik oleks need punktid, jah, saata mulle. Kohe saab.
oota, lasta vastu. Jah, kõiki seadusi praegu peast tsiteerida. Kurat, see on põhiprintsiip. Planeerijad peavad teadma kõiki seadusi, vald peab kontrollima kõiki seadusi. Aga äkki loeksite meile selle artikli 15? Aga see on ju kõige alus tala. Me vaatame selle üle, kontrollime selle väike üle, kas see peab paika või ei pea paika. See, mis puutub planeerimisprotsessi, kui te arvata või kahtlustate, et selles on tehtud vigu, et ka neid asju saab üle võtta ja kas neid viga on tehtud, nii et hetkel ma siin täpsemaid hinnanguid igasuguste võimalike rikkumiste andma ei hakka. Aga selle punkti ma vaatan üle. No nii. Aga nüüd läheme edasi müra hindamisega ja Rene on siin lõpuni kõiki neid küsimusi, seda sama diskussiooni saab pärast pidada ja